Ja loomulikult, kui Riigikogu liige kutsub, siis tuleb valitsuse liikme tulla, sest tuleb aru saada ikkagi, kuidas seadusandlik ja täidesaatev võim poolt võimudele aususe mõttes, aga teiselt poolt tööd teevad. Seda tänast esinemist ette valmistades ma mõtlesin selliselt, et minu töö, karjäär riigi tasandil pole olnud väga pikk. Riigi tasandil Riigikogusse algas 2007. aasta Riigikogu valimistega ja ma palusin siis oma ametikaaslastel vaadata, et millal esimene selline Riigikogu toonases aseesimehe ringssõit või visiit oli Jõgevamaale. Ja ma mäletan, et siis oli võimalus kohtuda ka maavanemaga. Aivar, sa olid siis maavanem, see oli 18. mai 2007. Nii et mul on sellest visiidist meeles küll, kuidas sa siis tutvustasid maakonda ja tutvustasid Jõgevat. Ma saan aru, et see Vooremaa arvamus liidrite hommikusöök, et ta on võib-olla natuke erinevates vormides, aga olnud teil väga pikalt juba. Minu meelest on väga kiiduväärt, et selliseid asju korraldatakse, kus siis mõtteid vahetatakse eriti sellisel keerulisel ajal ühiskonnas, mis hetkel mitte ainult Eestis, Euroopas, kogu maailmas on. Ja ma mõtlesin täna seda esinemist ette valmistades, et võib-olla alustan siis sellest tunnetusest, mis on minul kohtudes ametikaaslastega Euroopa Ülemkogul viimati 10 päeva tagasi. Minu meelest see teadmatus, mis hetkel on Eesti ühiskonnas, Euroopa ühiskonnas, et see on meeletult suur, väga suur. Ja teadmatus kolme erinevas suunas. Tegelikult meil on väga suur teadmatus, mis toimub majandusega ja majanduskriis on ränk. Kindlasti on väga ränk tervisekriis ja kui kaua see viirus, oma rütmi, ma ei taha öelda peale surub, aga kui kaua see viiruse, me peame arvestama selle viirusega. Ma väga loodan, et me saame oma selliseid igapäevaseid toimetusi jätkata, aga kindlasti see on natuke teistsugusel kujul. Me näeme ka Eestimaal, et see on teistsugusel kujul. Ja kolmandaks on see, et tegelikult, mis vastab tõele, et missugused prognoosid vastavad tõele. Me alustasime, Aivar seda mainis oma sissejuhatuses, me tõesti alustasime tegelikult koos seda eelarveprotsessi ja valitsus alustab seda siis, kui meil on põhimõtteliselt olemas Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. Ja suvine majandusprognoosi, ma arvan, et me saime teada kusagil 3.–4. septembri kuupäeva paiku. Mis näitas seda, et järgmisel aastal võib seal oodata majanduskasvu, seal 4–5% juures. Ja kui me lõpetasime selle eelarveprotsessi septembrikuu lõpus, siis tuli välja Eesti Panga prognoos, circa 20 päeva hiljem, ja see näitas seda, et meil nende arvates järgmisel aastal majanduskasvu ei ole. Et kui missugune on õige, kas 4,5 või 0 või -5 või +5, kõik käivad läbi, et selles nagu prognoosimatuses olukorras teha väga pikale ulatuvaid otsuseid on ääretult raske, ääretult keeruline.